Tõmba raksu kõrva. Ei tõmba. Tõesti väga alusam. Ai. Oh my god, miks mul kapi peal tigu on? Tšau, kuidas teil läheb? Täna oleme me siin kahekesi. Mina, Piret siin ja Andres. Täna oli meil selline mõte, või tegelikult minul oli see mõte, et kunagi üks minu esimesi videosid oli see, kus ma katsetasin musta maski enda näonaha peal. Ja kuna see oli nii meeldiv kogemus, siis ma mõtlesin, et katsetaks ja jagaks seda toredat kogemust ka minu kalli boyfriend'i peal. Ja eks siis näha ole, kuidas me sellega hakkama saame. Et tänapäeval on Aasia meigi- ja kosmeetikatööstus õilmitseb, võidutseb ja toodab igasuguseid huvitavaid, põnevaid uusi tooteid. Ja see musta maski teema oli ikka päris mitu aastat tagasi nagu selline popvärk, et ma olen sellest teadlik, et see trend on võib-olla möödas, aga kuna mul oli veel see karp alles ja ma ei ole raadsinud seda ka päris ära visata, siis mõtlesin, et jah. Piinata kedagi teist veel. Ei lihtsalt nagu, kuna minul on võib-olla selline teistmoodi natuke imelik nahk, et minu peal see päris hästi ei toiminud, siis ma ei taha nagu päris nagu loobuda ka sellest mõttest, et see tegelikult töötab ja siis ma mõtlesin, et katsetame Andrese peal seda musta maski ja ma ei saa teile ka ühte asja näitamata jätta, just me hakkasime filmima ja siis mu ema helistas, et ta on ukse taga ja toob mulle midagi ja nii armas. Nad olid külla minemas ja siis tegid külakostiks torti ja siis tegid meile ka veel ühe koogitortikese. Ma näitan, kui ilus see on. No, nii et kui me saame selle video ära tehtud, siis me lähme seda ilusat torti sööma, aga ma lähen viin külma selle vahepeal. Sorry, kui me oleme täna natukene uimased kodused. Täna on pühapäev. Ja ma loodan, et te olete ka sel jõuluvaheajal saanud puhata ja chillida ja jah, me hakkame otsast pihta. Esimese asjana selle musta maski puhul tuleb näonahk puhtaks teha. No, aga alustab. Siin on mul üks Eesti toode näovesi ja ma puhastan Andresel kõigepealt näonaha ära. Lokikeste alt ka. Meeste näonahk on tunduvalt karvasem kui naistel, nii et ma ei kujuta ette, kuidas see tänane asi siin läheb. Natuke tegin eeltööd väga. Mis eeltööd sa tegid? Neid karvu väändasin. Ma üritan talle mitte väga juuste, kulmude ega habemeligineid panna. Või seda musta maski panna. Siin pakis on nagu 3 etappi. Üks on see, mis peaks nagu poorid avama, siis on see must mask ja siis on pärast mingi seerum nagu naha rahustamiseks ja pooride sulgemiseks. Esimese asjana tegelikult peaks poorid avama, et mul on üks käterätt siin ja ma teen selle sooja veega soojaks. Et teeme nagu sul... No mille jaoks siis see esimene? No see ka veel pehmendab. Selge. See ei tundu eriti entusiastlik olema selle tänase asja juures. Kas sa tunned, et sa oled spaas ja su poorid avanevad või? Jaa. Vaata, kui ilust on. Mul ei ole spaas keegi nii teinud, aga ma olen filmides näinud, et ei tehakse. Nii, siis on mul see seerum. Ma ei tea, millega ma seda sulle peale kannan, aga pane silmad igaks kuskil. Oota, ma panen äkki vati peale.
Oh no. Tunned midagi või? Ei. Nii kaua kui see toimeaine siin toimib, siis ühes videos ma näitasin, kuidas ma kodus ise endale küüsi tegin keellakiga siis. Ja see esimene keellakk, mis ma kodus tegin, see toimis mul kuskil, või püsis nädal aega ja siis hakkas kuskilt otsast koorma. Praegu on mul selline lihtsam veel versioon, mis läheb siit poolt läbipaistvast ja otsadeni roosaks. Ja see on mul lausa 2 nädalat püsinud, nii et täna saigi 2 nädalat täis. Ja no siit väljakasvu väga isegi aru pole saada, kuna siit ülevalt on läbipaistev see lakk. Aga ma ei tea, mõnest kohast on nagu koorma hakanud, et ma isegi saaksin veel nende küntega edasi käia. Aga juba 2 nädalat on need mul püsinud ja ma arvan, et ma täna pärast teen endale uuesti küüned. Vot, selline vahe update küünte osas. Nii, aga ma ei tea, ma arvan, et sul on see asi mõjunud. Ma ei tea, kas ma peaksin selle vahendi, vist peaksin selle vahendi maha ka pühkima, ma igaks üks küll, ma ei tea. Ja ma ei tea, siis mäkerdame lihtsalt seda sulle. Paksu see vana peab? No ikka paksult, oota ma panen. Oota. Nüüd läks küll vähe valesse kohta. No ma räägin. Lase endaga tegeleda ilusti. Ma ei tea, kommenteerige keegi, kes on kasutanud kas musta maski või selle aktiivsööga hambapastat või midagi, et mis teie nendest toodetest arvate, et kas nad päriselt nagu toimivad ka või on see lihtsalt mingi ajutine moeröögatus. Banditos. Kui ilus oled. See on nagu see... Kerge Batman. Kas Batman või mis need on, et Badger? No mis see on see Badger? Pesukaru või mis Badger on midagi? See on nagu võitud pesukaru. Batman! Tudu. See läheb mul küüa alla. Vaat siin on nagu koht, kus ma ei julge liigutada. Pärast on mingi kulmu sisse orjas kulm läinud. Kõikide nende kordade eest, kui sa lapsena ei saanud Batmani kostüümis kuskile nii. Nii. Nüüd oleks nii, et ma lihtsalt teen sulle niimoodi vastu su nägu ja siis on mul ka see mask. Ei. Mul on nagu väike hiireke. Mulle tagasi panna siia. Mul on nagu väike hiireke. Oh no. Ma teen juba endal nina kokku siis. Ainult pealt või? Tõmbad terve nina kokku. Okei. Aga ma ei tea, mul on meik ka peal ju praegu. Väga hea. Tõsi. Võtab mul meigi pärast maha lihtsalt. No see jää ju paksutsi peale. Kui te kuulete mingit trampimist, siis ärge pange tähele. Meil ülemised naabrid hakkavad ainult siis trampima, kui ma üks kahest kas tahan filmida või kui me tahame magama minna, nii et meil on vist meie graafik teada. Kaunist. Okei, aga me laseme natukene sellel maskil kuivada ja siis me tuleme tagasi. Mis teeb aega? Okei, me jätkame meie ASMR-videoga, kus me sosistame, krõbistame. Nii.
me oleme päris tükk aega kaameraväliselt lasknud kuivada sellel. Ma arvan, et see on olnud kõvasti üle 15 minuti nagu jaa, pool tundi kindlasti. muidu soovitatakse seda kuivada. Ma ei tea, kas me panime liiga paksult seda Siis sai paksult. või on see mask kuidagi aegunud. Ma arvan, et mask ei saa aeguda nii, et ta lihtsalt ei kuiva ära nagu saab. Oota ära kakku. Et Lähme hooki juba. Lähme tummere. ja Tummere. oota nüüd. Tahad minult ennem ära tõmmata? Ma tahaks vaadata, siis ma tean, kui valus on. Oota äkki, oota. Mida? Võime selleks hästi sisse suunima, ma arvan. On ka midagi või? Võita kaamerasse. On siin näha midagi või? Make mine. Mingid väiksed karvad nagu siin on see. Nii, ma hakkan selle ära kokku. Tõmba siit roosta. Oota nüüd, musi, ma palun sult juba ette vabandust. No see ei olnud üldse tundunud nii olus. See on nii smaa. Mina peab olla tegelikult üldse karv. Alusta siit. No. Ma ei taha sulle haiget ega halba tegelikult. Jah. Oli valus või? Jaa, ma teeksin rahulikumalt. Oota, ma teen siit lahti selle. Liku võru... Ai. Ära, ei, rahulikult tõmba. Kuule, see nahk tõtub siit jumala ilusa pähtme küll nüüd ja. Ja naharakud on ka näha, et tulevad ära. Ära tõmba niimoodi. Siis tulevad tuleb küll mingid väikseid karvakesi ära. Tõmba nina eest puru. Päris hea. Tõmba ise siis. Kuidu vaata see. Üldse ei talu see. Jaa, aga tõmba pole olla. Ai, sinna palus ma. Tõmba raksuga ära. Ei tõmba. Kui nina pealt tõesti pole mitte midagi. Võtab mingit poore ka välja. Ma tõesti ei näe praegu. Ma pärast näitan kaamerasse seda. Minu arust midagi, mingi vähemalt surnud nahka või midagi on ta küll nagu ära võtnud. Kindlasti on mõned karvad ka. Tõesti väga alusam. Ai. Ma juba karjun ise, kui ma näen seda, mis toimub. Sa oled ikka hea närvikavaga. Huvitav ja ta nagu pigem võtab siukest nagu surnud nahka ja mingid üksikuid karvu ära, aga siin on nagu pildi peal nagu umbes mingi hullult näha, kuidas mingi kõik mingi pooride sisu tuleb ilusti maha, aga siukest asja nagu küll praegu siin ei toimi. Ma tahan sulle väikse peegli. Võin öelda, et siit tuleb ainult karvad ja nahk maha ainult. Kokkuvõttes, kas sa soovitaksid seda toodet teistele? Ei. Palun, siin on sul peegel. Karva emandus on saanud. Kui sul on nagu väga karvane nägu ja sa nagu täiega kardad, hakkad ära sakutama seda ja üldse ei tule, siis on vähemalt nagu see taganemistee, et sa saad nagu uuesti selle maski märjaks teha ja lihtsalt maha pesta. Ütleme nii, et lootsin vähe paremat tulemust. Lootsid vähe tugevat valu või? Jaa. Selline... Ei, ma mõtlesin ikka nagu poorega puhastagu ka. Aga jah, ma ei tea, mis me kokkuvõtteks võime öelda siis? Arvasid hirmsamat kogemust? Jaa, ma lootsin, ei lootnud. Ei, vägagi lootnud, et ta väga valus on, aga... Kartsid, et on valus. Aga ei ole jah. Ei ole üldse valus olnud, väga. No... Silma alt oli õrnaks, et oli. Neile, kes nagu lootsid sellist vingemat, bängemat reaktsiooni, siis paraku seda siit ei tule. Ei tund. Andres on meil karm mees, kannatab kõik valu välja. Aga jah,
enda tulemusele sain vähemalt kinnitust, et ei toimi see nii hästi Andrese pooride ja Andrese naha peal ka. Noh, kui liiga tugev vist. Ma ei tea, võib-olla see on asiaatide tehtud, äkki asiaatide nahk on mingi teistsugune ja neil mingi toimib see, ma ei tea. Kommenteerige, rääkige oma kogemust, kas te olete katsetanud, kas teil on toiminud, kas mingi muu firma mask toimib ja kas teil need mingi söe baasil hambapastad asjad, kas need on toiminud, olete te neid katsetanud. Ja ma loodan, et teile meeldib see video ja te likeite, et oh my god, miks mul kapi peal tigu on. Mingi lillepotist on vist tigu tulnud ja ta mul kapi peal, sorry, väike distraction. Ma loodan, et teile see video meeldis, kuigi siin ei olnud nagu mingit meeletut reaktsiooni. Täna on pühapäev, täna ei ole. Konkreetne Eesti mees. Puhkepäev. Aitäh sulle, et sa olid nõus seda lollust kaasa tegema ja te võite subscribe ida ka, kui te veel seda teinud ei ole. Mul on juba imelik seda öelda nagu igas videos ja kogu aeg. Ja näeme juba teiega järgmisel nädalal uues videos. Tšau. Tšau. Nalja teete või? Noh. Mina ei ole korval. Vaata kõige peal. Mis mõttes? Hästi väiksed vaatajad. Vaat siia. Kuule, kõigil on nina peal karvad. Ja ma näen, sul on hästi udemed.